Marko, et sa kolisid nagu Tallinnast Pärnusse ära siia Ringrajale. Kas sa nagu kunagi oleks mõelnud ka selle peale, et nagu sa tuled elaki nagu Pärnus Ringrajal? No tegelikult on niimoodi, et ma väiksest peale olen siin Ringraja ääres üles kasvanud tegelikult, et enamus suved ma olen siin veetnud, et on juba sõprusringkond siia tekkinud ja siia kolimine ei olnud nagu üldse keeruline, et sai mõeldud 2015 aastal, et kus ma ennast kõige õnnelikumana tunnen. Ringraja ääres tunnen kõige õnnelikumana, ainuke ringrada Eestis on siin Pärnus, Audru ring ja siis saigi vaikselt seda ideed ja asja hakatud ajama, et kuidas siis oma elu korraldada nii, et ma saaksin siin igapäevaselt olla ja nii ta nüüd läinud on juba 5. aasta. See kui 20 aastat tagasi vaadates, siis nagu ma mäletan sind siin, kus sa õpetasid teisi, ütlesid, et vaadake, et sõitke nagu aukude vahelt, et palju see õpe nagu on muutunud siin praegusel hetkel, kui sa nagu treenid noori? No jah, et aukudest me enam ei räägi, et tollel ajal tõesti oli see nii-öelda lapi peal asfalt, aga sai sõidetud ja väga kiiresti sõidetud, et selles mõttes nii-öelda tingimused kõigil ühesugused ja kui leidsidki selle hea sõidujoone seal aukude vahelt, siis pididki seda sõitma, et sa pidid väga täpselt sõitma, sa pidid väga palju märke endal maha panema nii-öelda, et kust sõita, kust sisse keerata. Et eks see ABC on täna täpselt sama, ainult et rada on oluliselt siledam, puhtam, kiirem, et on igal juhul nauditavam on sõita. Et on tunne nagu oleks välismaal. Kui nüüd seda nagu nauditavust nagu võtta, kui nädalavahetusel on tulemas nii-öelda võistlus, et kui paljud nagu sõitjatele nagu see niisugune sõitmine siin nagu nüüd nagu Ringrajal meeldib? No ma arvan, et kindlasti keegi ei tule siia niisama võistlema, et ikkagi käiakse siin sõitmas, väga palju harrastajaid käib sõitmas, kes ka võistlemas ei käi, küll aga käivad siin harjutamas ja sõitmas, et niisama seda ei tehtaks. Kui meil nagu võistlusel on nagu ütleme niisugused mõningad favoriidid, kas meil on nagu mõningad niisugused nii-öelda päris niisugused helgeid kutte ka nii-öelda nagu tulemas siin? Jah, et noortes kindlasti on meil siin Vihur Akadeemiast juba välja kasvamas päris mitu nime, kes võivad tulevikus ilma teha. Kes need on ja kuidas need nii-öelda nagu käekäik on läinud? Ütleme nii, et ma ei hakkaks nimesid kõiki välja tooma. Tulge kindlasti nädalavahetusel vaatama, näete ise oma silmaga, kui kiired noored kutid on ja siis saate juba omad järeldused teha. Aga jah, jällegi ma ei ütleks päris seda, et kes täna võib-olla suudab sõita seal võib-olla 3. kohal, võib 5 aasta pärast olla täiesti eesotsas, et kõikide sõitjate areng on tegelikult erinev. Et mina ise ka tegelikult ei olnud, ütleme, algusaastatel kõige kiirem, et ma ka pigem arenesin natukene rahulikumalt, kindlamalt, oli vähem vigastusi, vähem kukkumisi ja hiljem alles siis sai nii-öelda selle õige hoo üles, et siin kindlasti on ka peidus selliseid särevaid tähti, kes ei ole veel avanenud nii-öelda. Kui sa juba nagu kukkumiste peale nagu mainisid, ma mäletan seda, et ikka vanasti vana Ringrajal ikka neid kukkumisi oli kogu aega, et põhimõtteliselt iga start oli. Kui palju see nagu Ringrada nüüd ohutumaks on muutunud? Kukkumised on motospordi juures täiesti paratamatud asjad, käib selle asja juurde, et ei ole vahet, kui heas korras see rada on, kukkumised on igal juhul, kas või võtta siin näited MotoGPs, siis viimased etapid on neid kukkumisi olnud ja päris jõhkraid kukkumisi, et eks see motospordiga käib kaasas, samuti käib ütlus kaasas, et kui sa ei kuku, siis sa ei ürita piisavalt, et sa peadki kogu aeg ikkagi sõitma oma piiri peale, tunnetama seda piiri, kui sa lähed üle selle piiri, siis tihtipeale kukkumine karistab sind ära. Et see kukkumine jah, normaalne osa ja eks neid kukkumisi on siiamaani. Palju sa nagu loodad, et stardis nagu tegelikult võiks nii-öelda neid sõitjaid olla, et vahepeal on olnud siin selline, kus on olnud nagu 20+ ja vahepeal on olnud ka ainult nii-öelda 4? Jah, et eks ta paraku nii on, see tõusude mõõnadega käib, aga praegu pigem ma ütlen, et sellel etapil siin on väga palju sõitjad kohal, kuna on viimane etapp, topeltpunktid
ja kõik tahavad ikkagi oma maksimumi saada, nii et on kindlasti Läti, Leedu võidusõitjaid kohal. Et ma arvan, et stardirivid on ikkagi üllatavalt täis, et